Tšau barbekassad. Tšau barbekassad. Täna teeme steiki ja Kristjan veel ei tea, kuidas. Kõigepealt see, et täna pidi üks teine video olema, aga ma käisin kogemata YouTube'is, ma seal väga tihti ei satu, vaata. Aga ma nägin ühte asja. Nii. Ja ma nägin, kuidas üks inimene tegi steiki. Põhimõtteliselt, tead, kus steakhouse'is steiki tehakse, mis ei ole nagu see tulel grillitud, aga mis on lihtsalt tavalised steakhouse'id. Selle nimel, et see on selline mingi aparatuur, kus siis ülevalt põleb üldse. Ülevalt tuleb kuumus, meeletu kuumus, tõstetakse see steik sinna ülesse ja siis tehakse steik niimoodi valmis. Nüüd on koju ka tekkinud siuksed mingid müüvad, see oli 1500 kraadi Fahrenheiti vist on seal ahjus sees või mis iganes ja siis kodus saad mängida. Just saad kodus mängida sellega. Aga ma nägin ühte teist videot, kus üks onu ütles, et põhimõtteliselt saad sa seda sama kraami nagu jäljendada. Nii. Kui sa paned steigi grillile, võtad malmpoti ja paned selle nätakidele tagurpidi grilli peale pähe. Et siis see kuumus koguneb siia alla ja peaks tulema eriti krõbe steik nagu sellest. Okei. No proovime ära. Üks asi, mis mind häiris selle video juures muidugi, oli see, et tal oli avatud grill ja siis ta pani oma steigi peale, viskas nätaka selle poti sinna, eks. Mind häiris muidugi see, et ta pärast näitas seda steiki, see ei olnud üldse krõve minu arust, aga... No nii oli ta. Aga me teeme selle proovi kohe. Ja, aga minu idee on see, et tegelikult peaks selle poti enne ju sooja panema. Selleks, et sul oleks pott nagu tuli kuum ja sa ei hakka mitte grilliga potti soojendama, vaid nagu poti all on juba soe ja läheb juba täiega käima. Et tegelikult peaks panema poti sooja ja siis... Sest et meil on mõningad... See on liiga madal nagu. Mitte see ei ole liiga madal, meil steigid liiga suured. Aga steik ei ole kunagi liiga suur. Paneme selle sooja grilli peale tagurpidi. Grill ise on tuli kuumaks. Praegu võib kummi kinnastega seda panna. Ära võta. Tähendab ära me ei võtagi. Nüüd me maitsestame äkki steigi. Ühesõnaga mingisugust jura välja mõtleme hakka seekord läheb tavapärane. Ehk siis SPG läheb peale ja pärast puhkame Tennessee Redis nagu ikka. Sest nii lihtsalt on maailma parim steik. Tee üks praegu ära, sest teise jaoks mul on eraldi plaan. Ja steigi, kui sul on mõõdud sellised steigil, siis võib seda maitseainet panna siia, nii et siin on. Nii, vajuta kinni ka. Ja paneme tavalise resti peale, ehk me ei pane seda grillgreitsi peale, sest sealt käib õhk liiga palju läbi, ma arvan. Et see pott ei pruugi niimoodi päris tuli kuumaks minna. Mingi loogika seal ju on ju. Jah. Aga kuidas ta sellest just nagu krõbedamaks peaks minema, mina ei tea. Noh, hakkab looma. Pott on juba 100 kraadi. Kas see on nüüd koht, kus kummikindaga, jah? Nüüd pane kummikinnast tagasi. Oota, aga nüüd peaks... No kummikindaga mees peab tulema ja steigi panema. Jah. Tõstad korraks üles. Läriseb küll. Ja siis paneme siia peale sooja. Tšuh, läks sõitma kohe. Nii võttes mingit aega ka. Teeme paar minutit ühelt poolt. Nii, 2 minutit täpselt. Päris kabe näeb välja koos olla. Et võid on natuke vähe võitu. Näo järgi ei ole siin küll mitte mingisugust aisu sellest, et see järgmise 2-ga valmis saaks. No see on tulikuum on see kõik. No vaatame korra. Oi, kui mõnusalt on või. Ja nüüd on või normaalne. Ja mis krõbe, noh.
see tuleb see üles küpseb ikka, see ei ole kuskil valmis veel. Nii, ja nüüd tavaline operatsioon. Ehk siis steak tahab puhata ja ta tahab puhata loomulikult NSC reedis, sest siis ta muutub jube heaks. Peab kinni ja 10 minutit. Siis saame lõunat süüa. Nii, aga mis sa arvad, mis nüüd saab? Sul ei ole aimugi. Plaan B sisaldab toodet nimega või, aga otsekohe. Ehk siis me paneme siia vedelat, tegelikult peaks panema seda võid, vaata mis on. Võta see, no okei, sa võid ka nii teha. Nii, pane maitsekas peale. Jätta kui osa, puhas käsi, must käsi, puhas käsi, must käsi. Pane natuke vähem, ma vajutasin ta õhemaks siis. Nii, ja keera ringi. Sest et kui ta läheb justkui võiga sinna alla, siis ta äkki nagu või hakkab teda kohe krõbestama seal võib-olla. Krõbestama. Ja plaan on meil praegu ka see, et me laseme pikemalt. Take it easy. Vaatame, papu peale ei pane sul. Jaa, mul on ise endale juba teise peale pannud. Barbekumehe varbad on alati barbekukostet täis. Jah. Nii, aeg on kuumakindlaks või? Nüüd on siis madalam, miks ta nii on? Mina panin ta niimoodi. Okei, vaatame, mis ta näitab meile siin siis. Oi, see on sükke 130, 140 kraadi või 140. Okei. Nii. See on selle pärast, et ma saaks ta nüüd. No see võttis kohe tuld, sellepärast, et tegu on ju võiga. Mina küll mingit krõvedust ei näe siin. Paneme veel vähemalt 3 minutit, ma arvan. Oli vähe tuline või? Mõnus oli. Au. Või see kummikinnas ja veel kuumendab üle ka veel. Nii, kas ma mõõdan tempi korra või? Oi, siin kärssab ikka kõvasti. Kusjuures võta see pann ära nüüd. Ma tõstan selle. Nii, paneme. Kivi, saaks korralikult toimetada ka. Aga tead sa, mis ma nüüd ütlen? See on tõepoolest krõvedam. Ja see tõepoolest on palju valmis juba. Oli krõvedam? Oli. Et see töötas. Midagi, mis internetis näidatakse, tegelikult töötas. No see küll ei ole ühest otsast krõbedaks ja seda nimetada. Ei. Nii. Maitseme vahelduseks. Palju õnne. Maitse on lõpuks ikkagi. Krõbe ei ole, aga maitse on. Nüüd siis või ja madala panni variant. Ma ütlen muidugi seda, et me selle NSC reediga omajagu rikume seda krõvedust, aga... Sellepärast, et puhkama sellesse. Aga... Maitse. See krõvedus peaks olema maitse ka kindlasti,
ja see näeb hoopis teistsugune välja. Ja ta on ikkagi... Lõikab teistmoodi, nuga on kuulda reaalselt, kui ta läheb sinna peale. No. See mingil määral töötab. Nii. Ärge pandagi aga. On krõbedam? On. Väga maitsev on. Maitseainet sai ka natukene vähem. Aga ta on hea. Sul oli õigus. Seda maitseainet oleks võinud teisele poole ka kuhjaga panna. Ja. Siis oleks veel parem. Sellepärast, et või kilgutab ta ju maha ära. Jep. Et siia tahaks natukene seda rohkem ikkagi pange peale. Aga endiselt on see parem kui see eelmine. Jah. Sellepärast see krõbedus on, reaalselt on krõbedus olemas nagu. Ja. Koorik kiht on peal. On. Et isegi Tennessee Red ei ole tegelikult sellest koorikust nagu õieti jagu saanud. Ei ole. Ta ei ole sealt läbi läinud. Aga tunda on ja väga maitse on endiselt. Väga maitse. Nii et proovi kodus järgi. Kui sul on mingi pann, mille peale võtta, siis fakt on see, et see pann peab esiteks napikas olema ikkagi. Ja. Nii madal kui võimalik. Vajuta oma steiki rohkem lössi kas või. Aga maitseainet rohkem, sellepärast et võiga... Ja see võitrikk kindlasti toimis praegu. Väga hästi. Ja maitseainet rohkem. Ja proovige järgi. 3 minutit mõnelt poolt ja on vaja siis puhkama ja... Jah. Väga hea oli. Ühesõnaga, ükskord elus, kui ma YouTube'is käisin, siis sealt tuli midagi asjalikku. Aga sina tule tagasi juba esmaspäeval, sest et siis loosime välja laivis esmaspäeva õhtul ahju. Tšau!